Hello! Täna on siuke tore päev, et ma tassisin need vankrikastid elutuppa ja me hakkame täna neid kokku panema. Tegelikult ju tähtaeg pole enam kaugel ja ma tahaksin selle vankri kokku panna ennem kui laps sünnib. Ja nüüd meil lõpuks on külmas ruumis ka koht selle jaoks. Tere Kiisu, kas sul on ka põnev? Tema muidugi üritab jälle mind närvi ajada siin, aga ta tegelikult otsis reaalselt kõik oma pallid ülesse, näitas mulle kõik ükshaaval ette, et ma temaga mängiks, aga ma natuke viskasin talle palli, aga mul nüüd tahaks vakriga tegeleda. Aga ma mõtlesin, et ma siis näitan teile ka, sest et see on ilus vanker, see on nagu, see väärib jagamist. Vaatame, proovime sellega kokku saada. Ma olen tegelikult selle ühe korra juba kokku pannud. Kuskil mingis vlogis ma vist näitasin ka. Aga ma ei mäleta enam, kuidas see kokku käis. Ja ma pean uuesti juhendi ette võtma ja vaatama, kas mul on meeles, kuidas see kõik kokku käib. Aga hakkame pihta. No nii, võtame selle siis lahti. Vaatame, mis siin sees on. Nii, siin on vist need pehmed osad. Tundub enamjaolt. Siin on esimese asjana see on see topsi ja telefoni hoidja. Et ma mõõtsin poes ära, et mul mahub ilusti joogitops ja telefon siia ära. Nii et idekas. Oi, kassipall. Talle meeldib sellised pisikesed pallid. Tripsu. Kõigepealt, mis ma siit kohe välja tuleb, on Nord Baby kindad, mõnusad sossud. Ilmselt neid läheb vaja alles võib-olla sügisel, samas kui ma mingi õhtuti pimedamal ajal käin, siis on ka ilmselt jahe, nii et võib-olla on päris mõnus vahepeal käpikud kätte panna. Siis siit tuleb välja kate. See on siis selle istuva osa kate. Kas sa tõid mulle palli jälle või? Nii. Siit tuleb välja see istuv osa, mida ma esialgu kasutama ei hakka, onju. Et see siis tuleb kasutusele hiljem. Seal ma panen praegu karpi tagasi. Kas mind üldse on näha või? Ma peaks veits kõrgema kaamera panema. Nii, nüüd on vist näha. Tõstan selle praegu siia. Ja nüüd siin kile. Ja siit tuleb välja. See on nüüd selle lamamiskorvi, mis iganes, kate. Siukene ilus pruunikas toon. Mulle nagu täiega see toon meeldib. Väga minulik. Ja siit tuleb välja suur vankrikorv. Siuke. Tada! Täiega on ju. Nii. Siin veel on. Siin on mingid korgid. Mingid üleliigsed asjad. Ma panen selle istuva osa nüüd siia kasti tagasi. Ei, sina ei lähe sinna, onju. Näe, tripsu. No nii, nüüd on teine kast, kus on siis kõik vankrirattad ja muu oluline stuff. Kõigepealt, mis siit tuleb välja, on istmekate. See tuleb nüüd siis hälli alla, et mu autoistmed, need nahast istmed kahjustatud ei saaks.
et ma arvan, et need turvahelli Isofixi alused ja need ikkagi veits rikuvad, nii et siis on see nagu hea asi. Seda ma praegu välja ei võta, seda võtame siis, kui me nüüd varsti, nüüd ilmselt lähipäevadel paneme Isofixi ja kõik autosse ära, et siis saab selle sinna alla panna. Nii, siin on need adapterid, et saaks hälli panna siis vankriramile. Siin on juba rattad. Mis siit veel välja tuleb? Siin koti sees on üks raami osa. Siuksed suured rattad on sellel. Sellega saab ikka talvel ka sõita, ma olen suht kindel selles. Teine ka. Ja siuke on vankri raam. No nii. Kas mul siin sees on midagi ka? Ei ole praegu. Okei. Huvitav on see, et minu meelest siin on mingi õpetus ka, kuidas seda kõik kokku panna, aga ma ei leia, kus ma selle õpetuse pannud olen. Üks variant on ise hakata nuputama jälle. Siin on need esirattad. See on nüüd hea küsimus, kuidas see kokku käis. Sest et mul pole aimugi praegu. Ma oskas sedagi lahti teha, rääkimata kõigest muust. Pikki. Oleks tähega vaja juhendit. Aga kus see on? Nagu reaalselt kuskil ei paista seda. Nagu ma mõtleks välja küll, kuidas see kokku panna, aga juhendiga saaks ju kiiremini. Noh, hakkame siis nuputama. Kõigepealt ma proovin aru saada, mis pidi see käib, kuhu, mis asi käima hakkab. Nii. Ta on niimoodi. Ma ei tea, kas te näete, ma peaks mingi teise koha peale panema. Nii, ma panen teid siia. Äkki siis natukene näete, mis ma siin teen. Ühesõnaga, selline ta on ilma ratastata. Ma proovin panna selle tagumise raami siia ära kuidagi. Selle siis. Kumma pidi see käib siis? Nii, äkki. See käis lihtsalt. Ja nüüd on vaja rattaid. Kas siin on vahet ka kummal pool käib või? Nagu ma pean ise siin allpool olema, mida te mind ei näegi. Aga kas siin on pooluste vahet? Vist ei ole. Tundub, et vahet ei ole kummal pool. See käis vist lihtsalt. Päris äge.
pidurid töötavad. Nii, üks pool on pandud. Tuleb teised rattad ka panna. Päris suur vanker on. Veider. Nagu kuidagi tundub räigelt massiv. Aga äge. Siis ta saab igal pool hakkama. Ja nüüd paneme esirattad. Võitu kumbidi see käib. Siin just vahet ei ole. Keerleb niikuinii. Klõps. Niimoodi on lukus ja lukust lahti. Nice. Kõik töötab. Nii nagu peab. Nii ja viimane ratas. Olemas. Lego. Siin on siuke magnetiga sahtel. Käib veel laiali ka siit otsast. Ma ei tea, kui pildi näete. Nii. Siit käib magnetiga lahti. Siukene suur konku. Saab nii hoida. Saab nii hoida. Ja nüüd reaalselt ongi ainult veel korv peale ja koos. Mega lihtne. Siin ma näitan selle topsi hoidja, telefoni hoidjaga. Mul on juba siia kinnitatud siuke nagu rihm. Tegelikult see rihm käib vist kuskil siin sanga küljes. Aga kuna ta seal hakkas keerlema, siis võiks panida siia, kus on nagu, ta ei ole ümmargune. Ehk siis see on nagu hea koht, kus ta ei hakka keerlema. Siin on see kinnituskoht. Ja seda saab panna nagu siia igapidi. Klõps siia. Ja jumala hästi püsib. Mega. See käiks ka mega lihtsalt. Nii. Korv on kinni. Siit võime nüüd selle kile ära võtta. Siukene mõnnu madrats on siin. Mul on isegi siia peale veel omakorda lina olemas. Aga see lina käib ka siit ära, nii et seda saab pesta. Ja ma näitan teile seest ka. Ja seest on selline raam. Et seda raami saab siit niimoodi vaesel tõsta. Siin on see metallist äär. Et kui tahta saab lasta ka natuke rohkem püstisemasse asendisse. Ja siin on ka veel siuksed taskud, kuhu saab vajadusel mingeid lutipudeli või luti või mänguasja või mis iganes sokutada. Nii, aga paneme siis selle madratsi sisse. Siuke ta ongi. Mega noinu. Ja siit käib kaar ka peale. Võt nii. Natukene kortsus peab nüüd seisma. Läheb veits rohkem sirgu. No nii. Vanker on peaaegu koos. Paneme sellega. Ruts vahepeal helistas mulle, et tal sai juba töö peal läbi, sest et mingid, tal pidi nagu nii-öelda koolitustena olema mingi lülitamiste osas. Ja siis mehed olid hommikul juba selle töö ära teinud. Nii et Ruts tuli sama targa näoga koju tagasi. Ta jäi praegu õue, nii et saan rahus edasi filmida. Selline trukkidega lihtsalt kinni. Siit poolt pole midagi. Jälle see kisu oma palliga siin. Nii. Siin on siuke magnetiga kate.
ja ongi valmis. Kindad käivad ka krõpsudega. Siin on need ka. Need käivad siin seespool magnetiga vist. Jep, siia. Nii, nüüd on ilus. Ja ongi koos. Megalebo. Aga nagu nii suur vanker tundub. Aga see on hea. Siis mahub siia laps tükiks ajaks sisse. Ja siit veel see varikatus käib ka veel pikemaks. Nii et saab täitsa niimoodi ära katta. Ja selle siis peale tõmmata siit. Nagu väikses kookonis. Mega nuinu. Ja ta nagu vetrub täiega. Siin on veel lisa mingid mehhanismid. Mõtlen, kuidas see nüüd käis. Ühesõnaga, siin on lisavedrustus, mille saab kas lukku panna või lukust lahti teha. Praegu ta on vist lukus. Nii, siit sain lahti. Siit ka. Ja nüüd ta nagu vetrub eriti. Siin on see ka, et oleneb kui raske laps on. Aga see nagu on mega hea vedrustusega. Ehk siis maastikul on ikkagi väga hea vanker see. See on siis Nord Baby Active Plus vanker. Mega mõnus. Juhitavus on ka täiega hea. Need kindad on ikka täiega soojad. Nüüd muidugi kevadel ja suvisel ajal ilmselt väe lähe. Ja siis saab need, ma ei tea, kas tuppa ette üldse. Või siis siin all on suur pakikorv, kuhu saab igast asju sisse panna. Ma nüüd lihtsalt imetlen seda käru siin. Tegin natukene Reelsi jaoks ka mingid klippe. Ma ei tea, kas ma seda kokku ka panen. Aga vähemalt see on klipid olemas. Mul just ämmakas ka helistas. Panime ultraheli aja. See on siis järgmiseks esmaspäevaks. Ehk siis viimast korda tehakse ultraheli, vaadatakse lapsele. Et saan teada, kuidas ta mul kõhus asetseb ja mis seisud on. Ma loodan, et seisud on sellised, et varsti tahab ta välja tulla. Sest et päris siuke väsitav on olla nagu nii suure kõhuga kogu aeg. Et oleks aeg. Praegu on juba järgmise päeva õhtu. Ma vabandan, mul on siin voodi tegemata. Voodikate on siin. Aga me tulime just Raplast. Käisime natuke shoppamas. Ostsime natukene haiglakotti ja üht-teist niisama vajalikku ka. Mõtlesin, ma näitan ära. Ennem kui ma need lahti pakin ja ära unustan. No nii, ühesõnaga jah, mul on voodi tegemata. Ärge seda tähele pange väga. Aga ma ostsin talle siukse suure koti. Tuule oma. Tundub kvaliteetne. Siin on nagu 3 mugavat sahtlit, siukest suurt. Proovin lahti teha. Seest on siukene hele. Siin on selle läpaka sahtel ja siin on veel lukuga sahtel ja siin on veel sahtel ja siis siin on ka sahtel. Ühesõnaga, ma tahtsin saada mingit seljakotti, kuhu ma mahuks nagu enda asjad ja mahuks lapse asjad. Ühesõnaga,
nüüd mul on see olemas. Mis siis veel? Siis ma leidsin 5 euroga siin seist kõhukoti. Aeg-ajalt suvisel ajal näiteks ei taha mingit suurt sillakotti kanda, aga tahaks mingi paar asja kaasa võtta. Näiteks taskuid ei ole, siis siuke väga mugav. Äkki läheb vaja. Driftidel ma tundsin palju puudust siuksest, aga selle ma sain siin seist. 4,49 maksis. Selle tuulekoti ma sain, ma ei tea, mis pood siis oli, aga see maksis 63 euri, ta oli sooduses. Nii et mingi kvaliteetne värk vist. No siis paratsetamooli apteegist, siis neid karvarulle passi karvade vastu. Siis ma ostsin omale 2 dressipüksid, millega oleks mugav siis ka, ma arvan, võib-olla isegi haiglas olla ja pärast kodus. Et ühed on siuksed hallikad, sellised. Ja siis need olid, kus see hinnasilt oli, 18 euri, siin seis meeste osakonnas oli see minu meelest. Ja siis need on vist Magasinist ja maksid 20 euri. Nii, siis ma ostsin Magasinist veel kätekreemi ja näokreemi, mingid suvalised, puhas loodus. Siis hambapasta. Siis mul autos läks üks juhe sai märjaks, nii et siis oli uusi juhtmeid vaja. Selle Ruts ostis mingid kilekotid, mingi suvaline nuustikuhoidik. Ma ei tea, kas see toimub ka, see mingi 1 eur maksis. Siis neid ühekordseid pudeleid juurde, et saaks sinna sünnituskotti või haiglakotti panna väiksematesse pudelitesse asju. Siis siukene peegel. Mõtlesin, et oleks hea. Mis lahti? Et oleks hea haiglasse võib-olla kaasa võtta. Üks on Zoomiga ja teine on tavaline. Nii, kass pead sees olema. Tule hästi. Laps, minema. Nii, ja siis siukene pesuasjade kott. Mul tavaliselt on mingi kilekoti kaas, et nüüd ma saan kõik need dušikeerid, värgid, särgid siia panna. Mugav kõik ühes kohas. Ja siis viimaseks oli Rutsile 2 dressipüksid Magasinist. Täitsa normaalsed. Mida palju see maksis? Hinda ei paista. Aga vist oli ka suht okei hind sellel. See kott oli mul ka vist Magasinist. Hinda jällegist ei näe. Aga minu meelest see oli 5 euri. Siin on ka mingid Rutsi mingi näokreem ja mingi kassi karvaeemaldus mingi asi. Ja muud miskit. Ei, on ikka. Miks me Magasini üldse läksime? Olid need kastid, ehk siis mis see näidata, nagu umbes nii sügav 4 tükki kaste, ehk siis ma saan külmas ruumis omal mingid riided ja mingid siuksed asjad ära sorteerida. Nii et sellega on ka natukene nüüd parem seis. Aga mul on kindlasti veel vaja sopata, et mul on vaja haiglasse susse, mul on vaja mingit ülemise osa mingit eest lahti käivat pluusi, kampsuni, mis iganes laadseid asju. Ma ei tea veel, kus ma neid vaatan. Siis mul on mingid asjad ma tellisin ka netist täna. Tellisin lutipudeleid, tellisin rinnapumbale pudeli ja siis niisama pudeleid. Siis ma tellisin, mis veel? Lutiketi tellisin ära nimelise. Ja siis selle venitusarmide vastase selle kreemi tellisin uue endale. Ja nüüd mul on veel tellimus pooleli ja ma tahan selle peripudeli tellida.
see on see peale sünnitust, see nii-öelda loputuspudel. Ja siis kulmupliiatsi pean tellima ja ma ei teagi, äkki oli midagi veel. Ei meenu praegu. Aga igatahes jah, järjest tellin. Ja siis mul on veel vaja järgmine nädal minna Tallinnasse. Mul oleks vaja haiglakotti snäkke juua ja seal oli veel neid asju, mul praegu lihtsalt kõik asjad ei meenu. Et üks mingi väike shopping tuleb veel teha, lihtsalt täna oli, Rutsil oli ka puusas mingi valu, ehk siis ei hakanud pikalt olema, et niigi me käisime 2 poes aegluubis. Et lähme siis järgmine nädal veel ühe korra poodi ja siis peaks olema vist kõik lõpuks käes. Nii et vot, sellised lood, aga ma arvan, ma nüüd pakin need asjad lahti, panen osad asjad juba haiglakotti, nii palju kui ma saan. Ja siis me vist lähme magama varsti. Ma isegi ei tea, mis see kell on. Oota, mul telefon siin. Kell on 8:30, nii et põhimõtteliselt ongi. Pakime asjad lahti ja magama. Ja homme siis vaatab, mul oleks vaja tegelikult neid jääralli pilte töödelda, aga samas ma tahaksin ka kastidesse külmastruumis asju sorteerida. Nii et ma ei tea veel, kumba ma tegema hakkan. Eks see siis homme selgub, mis tuju mul on. Aga praegu ma lähen magama varsti, nii et ma täna rohkem ei filmi. Nagu ma eile ütlesin, siis ma hakkan nüüd kastidesse sorteerima oma asju. Mul on köök nagu reaalselt asjadest pungil. Siin laua peal on erinevad kotid, kastid ja samamoodi ka siin. Nii et siin on kõik asju, siin on mul mingeid vanu kooliasju, siin on mul mingeid suveriideid, siin on mul igasuguseid meeneid mingitelt üritustelt, siin on jalanõusi, siin on igasuguseid asju. Ma ei tea veel täpselt, kust ma alustan ja kuidas ma sorteerin, aga ma lihtsalt hakkan kuskilt pihta ja vaatame, kuhu see välja viib. Mul on 4 kasti, kuhu sorteerida. Mul on ka see sildistamise aparaat olemas, nii et ma ei tea, hakkame pihta. Ma läksin vahepeal riiete sorteerimiseks, et ma leidsin, et mul on isegi riideid, mida müüki panna, mul on riideid, mida ära anda ja siis on mingid riided, mis kas on hetkel väiksed või on suvised riided, ühesõnaga päris palju sorteerimist. Ma panin nüüd juba mingi osa ka siia pessu endal, et need riided, mis siis müüki lähevad või ära annan, pesen nad puhtaks, sest nad on seisnud. Eks ikka seistes tuleb mingi siuke teistmoodi külge, et siis saab natuke puhtamaks, viisakamaks. Ja mul on praegu magamistoas on ka kõik kapp laiali võetud, sorteerisin ka seal oma riideid uuesti. Nii et kindlasti mine vaata mul sinna jagasse, et ma panen jagasse omal igasuguseid riideid üles nüüd varsti. Et äkki on midagi sulle ka, siis saad osta. Ma arvan, ma panen selle lingi omal siia alla kirjeldusse ka, et siis saad minna uudistama. Et vot, aga ühesõnaga
jätkame riietega. Nii, mul on nüüd hetkel ära sorteeritud. Näiteks siin on mul jalanõud ja mingid Conesco riided. Töökoha riided siis. Ma veel veits pean paigutama siin asju. Ja siis siia mul tulevad siis hooajalised riided. Ehk siis hetkel on siin veel suveriided. Ja nii kui soojaks läheb, siis ma tõstan igasugused talve mingid värgid siia sisse. Et praegu on need siin. Siis ma kohe hakkan tegelema nende kooli asjadega. Erinevad mingid vihikud ja värgid. Siia kotti tulevad mul asjad või riided, mis lähevad lihtsalt ära andmisse tasuta. Siis mul on mingi teine täis praegu riideid pesus. Osaliselt on need, mis lähevad müüki ja osaliselt siis lähevad tasuta jällegi ära andmisse. Ja siis siia olen ma nüüd kogunud asju, mis lähevad müüki. Osad asjad on mul juba jagasmüügis, siin punases kotis. Osa asju lisandub ja pesust tuleb mul ikkagi päris palju asju, nii et homme ma arvan, ma hakkan siis neid järjest pildistama ja müüki laduma. Selle kapi sai nüüd ka paremaks, et mul on siin nüüd enda asju on päris mitme tegelikult ühe korvi sain nagu täiesti tühjaks, teise korvi panin kotid, ehk siis põhimõtteliselt 2 korvi jagu sain nagu asju vähemaks siit ja nüüd on nagu rutsiga rohkem ruumi ja siis müüki lähevad ka osad minu rasedariided, mis on mulle nüüdseks juba väikseks jäänud, mis oli nagu siuke vahepealse etapi riided, mis on põhimõtteliselt kandmata, nii et natuke tuleb ka raseda või kas just rasedariideid, aga mis sobivad rasedale. Igatahes jah, nüüd ma siis tegelen kooli asjadega ja Rüts käib veel poes ja ma loodan, et siis ma saan süüa, sest mul on nälga suremas.
ma nüüd vist lähen viskan korraks pikali, puhkan, sest et nagu kõht on täiega läbi juba sest seismisest. Ja Ruts peaks varsti jõudma toiduga, nii et siis ma saan süüa ka. Ja siis on veel üks kastitäis, üks kotitäis. Ja siis juba vaikselt hakkavad ka riided kuivatest valmis saama. Et siis ma saan hakata riideid uuesti sorteerima, mis läheb müüki, mis taaskasutusse. Ja jah, vaikselt hakkab looma, aga veel on, ma arvan, paar tundi tegemist siin. Oih, ma pidin teile oma toitu ka näitama. Aga nagu see on kõik, mis mul alles on. Ma panen teile siia pildi, aga igatahes mul oli kõht nii tühi, et ma sõin juba ära liha ja peeti oli. Nii et nüüd on kõht täis, hea on olla. Tuli on ka ahjus, on soe. Ja nüüd ma jätkan sellega. Ehk siis sorteerime veel selle hunniku. Siin on juba valmis sorteeritud, puhastatud. Ja siis seal peal on veel koti sees. See tuleb ka veel ära sorteerida. Nii ma käisin vahepeal lihtsalt diivani peal pikali, sest et mul läks kõht nii pingesse. Ehk siis mul kõik see laua pealt see kooliteema jäi praegu pooleli. Seda ma jätkan homme, aga vaikselt mul tulevad kuivatist pesud. Ehk siis ma sorteerisin praegu pesud ära, mis esimese aega tulid. Mul on juba terve suur kotitäis riideid, mis lähevad lihtsalt äraandmisele. Ja juba 11 tuli ka müüki. Ja mul on veel 2 masintäit pesu tulemas. Nii et homme saab jätkata. Täna ma lähen puhkama. Lähen magama ära. Nii et näeme homme. Tere hommikust! See on veits halb, et mul juba hommikul ärgates on kõht toonuses veits. Aga mul on täna palju plaane. Vaatab, kui palju ma nendest tehtud saan. Et esialgu ma teen omal voodi ära ilusti. Toa viisakaks. Ja siis ma hakkan jagasse pilte tegema oma nendest riietest. Et nüüd on kõik riided puhtad. Saab jagasse üles panna. Hinnad välja mõelda. Ja siis on sellega tehtud ja siis saab vaadata. Mul on ühesõnaga vaja täna see sama vlog kokku panna ja mul on vaja ka kooliast ära sorteerida. Ma ei oska öelda, palju see kõik kokku aega võtab, aga ma ei tea, alustame ja vaatame, palju keha teha lubab. Kas sa tuleksid eest ära äkki? Kogunen.
No nii, mul on nüüd päris palju uusi neid riidepostitusi tehtud, aga mul on nii kopees juba. Nagu see võtab nii meeletult palju aega, sest et ma pean kõik riided tegema karvadest puhtaks, ma pean, ma ei tea, siluma neid, et liiga kortsus ei oleks, sättima neid puu peale, siis pildistama, siis vaatama, et kõik värvid ja valgused ja asjad oleks piltidel paigas, et ei oleks, ma ei tea, kuidagi moonutatud liiga kollane või mis iganes. Et toote värvid oleks õiged, siis välja mõtlema igasugused hinnad, mis materjalist on, mis suurus on, osadel mul on sildid küljest ära võetud, ehk siis mul pole õrna aimugi. Ja siis ma lihtsalt leiutan siin järjest ja panen neid ülesse. Mul on veel seal kasti sees asju ja siis seal punase koti sees on mul tegelikult üks beebiriiete kombo ka, mis mul on tegelikult jagas juba üleval, aga ma arvan, et ta müüks paremini, kui ta oleks nagu rohkem sorteeritud, sest see on hetkel praegu mitu eri suurust koos ja eri värvi ja nii edasi, et seda peaks ka uued pildid tegema ja ma just viimane kord, mul olid need savi, panen kõik korraga, aga keegi niimoodi korraga väga ei osta. 3 laiki küll sellel on, aga ma ei tea, keegi ostnud ei ole, nii et peaks nagu selle veel üle vaatama, aga nüüd ma hakkasin ka vaatama, et kas mul on mõtet nii palju vaeva näha nende alla 10 euroste asjade nimel. Samas ma ei tea, kui mul on terve pood seal 10+ eurot asjad, siis kas mu pood ei tundu äkki liiga kallis? Samas savi, sest et nagu mingi 4 ja 6 euroste asjade müük ja panek on nii rets töö ja siis ma pean veel ju pärast hiljem pakkima ja saatma ja kulleriga onju. Et mul on see kõne, et ma nüüd hakkan sorteerima ikkagi, et vähemalt 10 euri asi maksaks. Et ma neid alla 10 eurost asju lihtsalt ei viitsi, mul on lihtsam ära anda need. Et jah, nad võivad mulle olla nagu siuksed toredad asjad, mis mulle nagu endale meeldib ja kahju on kuidagi nii odavalt või üleüldse ära anda. Aga mõndas asju lihtsalt ei kanna enam. Ja ma ei tea, kas see ongi näiteks mul ostsin shoot'i jaoks kleidi. Mina maksin selle eest, ma arvan äkki mingi 20 euro kanti. Aga kuna see on siuke soojem kleit, hooaeg on läbi, siis ma vaatasin, et juba praegu on see kleit poes sootukas, ehk siis kuskil 10 euro kanti, ehk siis ma pidin veel odavamaks panema, et keegi üldse ostaks. Et kaotan ma rahas niikuinii, sellega ma olen arvestanud, aga vahepeal on nagu see, et tegelikult ju asi maksis palju ja ta on uus, kasutamata, aga sa ikka ei saa üle 10 euri panna. Siis on nagu siuke, nagu tahaks maha müüa ikkagi, kas või paar eurigi saada. Kuidagi lihtsalt ära anda 20 eurone kleit on nagu kuidagi nukker. Aga ma pean mõtlema, mis ma teen. Aga igatahes ma vist panen ühed raseda püksid veel müüki. Mul on ühed korralikud bikiinid, mida ma ei ole kordagi kandnud. Aga need on Sheinist selliseks, ma ei saa neid ka väga kalliks panna, ehk siis jällegi nagu väga mõttetult palju raiskan aega ja saan selle eest mingi, ma ei tea, 6 euri või. Et kas seal on pointi? Ühesõnaga ma pean veits mõtlema ja veel siin vaatama. Aga ma arvan, et ma tõmban selle video kokku, sest siin on juba omajagu materjali ja niikuinii ma täna selle video kokku panen ja ega ma suurt täna midagi rohkemat ei tee ka, et ma vaatan siin veel viimased riided ja ma panen kindlasti siia alla kirjeldusse panen siis oma jagalingi ka, et siis kellel on huvi, siis saab ilusti minna uudistama, et mis mul seal siis müügis on, mis raha eest. Ja jah, ma ei tea, ma arvan, et järgmine video tuleb kas nädala või 2 nädala pärast.
ma ei oska öelda. mul tuleb nüüd sünnipäev varsti, 10. märts. nii et vaatame, kuidas sellega läheb, mis päevadel, mida, kui palju tähistame või kas üldse. aga igatahes ole kindlasti minu kanalil, telli mu kanalit, like'i mu videoid, kommenteeri ja ega midagi, näeme järgmises videos. Tšau!